tere ilusat esmaspäeva. Olen päris õudne välja. Nagu oleks hommik, aga tegelikult on kell juba lõuna. Ma olen tundnud viimasel ajal, et selle raseduse ja puhkusega ja kodus olemisega ma olen natuke nagu sotsiaalsest elust võõrandunud. Ja mul on tekkinud nagu pigem see eelistus, et ma tahaksin olla üksi kodus, kui inimestega suhelda. Ja ma tundsin, et see juba hakkab natuke probleemiks muutuma. Et see ei tohiks olla esimene valik. Sest ma üldse nagu muidu ei suhtleks kellegiga. Siis täna on meil ühe beebigrupiga kokkusaamine planeeritud. Ja ma mõtlesin, et ma juba ainuüksi selle pärast pean minema sinna. Kuigi pea valutab ja siuke hõrn on olla, aga peab tegutsema, liigutama ja natuke sotsialiseeruma ka teiste rasedatega. Nii et täna kell 5 ma lähen sinna, tegelikult kell on juba päris palju, mingi 2 minu meelest või isegi vastu saab 3. Aga ma mõtlesin, et ma küpsetaks sinna kaasa kringlit. Ma käisin praegu oma nii-öelda külapoes või oma väikses poes, mis mul siin lähedal on. Ja ma ei saanud sealt kõiki õigeid asju. Presspärmis oli olnud üldse. Mul on kodus kuiv pärm, aga see ei ole minu meelest üldse hästi toiminud, aga pean sellega tegema, sest et muud varianti ei ole. Seal müüdi ka küll valmis tehtud kringlit, aga mõtlesin, see ei ole päris see. Nii et ma ikkagi teen ise. Aga see tainas peaks tundega kerkima, nii et ma pean kiiruga selle valmis tegema. Ja siis ma saaks käia pesus ära lõpuks. Nii et teeme selle esimese asjana ära. Võin ühe paki kujupärmi, 1 supilusika täis suhkrut, 1 teelusika täis soola. Kasutan seda Karli täis piima, mis õnneks veel kehtib. Ja Karl arvas, et seda on 250 ml, mida mul vaja on. Me ei hakanud uut piima ostma. Ja seda on 250 ml. 50 ml vett, 480 grammi jahu peaks olema. Vaatame, kas mul on teine pakk avada. Lisasin siia nüüd kogu see jahu ja 50 grammi võid. Nii et hakkame seda nüüd siis kokku möksima. Ja kui on valmis, siis jätame tunniks ajaks kerkima. Sain vahepeal pesus käidud, tegin küüned, mul oli täiesti kopp ees värvilistest küüntest, sest mul ei püsi keelvärv, keelküüned, no absoluutselt. Ja siis mul on lihtsam lihtsalt värvida ise kodus. Aga hästi kiiresti hakkab ära tulema ja mida värvilisem on, seda paremini on näha. Seda tihedamini tuleb maha võtta ja uus panna peale, aga ma tahtsin lihtsalt neutraalselt, et ei oleks näha, kui hakkab kuluma lihtsalt siip. Et natukene tupsutasin valget värvi peale, et oleks selline nagu milki, et midagi on siin peal, aga vähemalt on enam-vähem okei välimusega. Ja ta ei kerki mul üldse. Ma ei tea, kas asi on selles kujupärmis, mida ma kasutan, aga lihtsalt ei kerki üldse. Aga ma ei tea. Kui see nüüd välja ei tule, siis loodan selle peale, et Karl tuleb varem koju ja ma saan minna autoga poodi siis uut kringlit ostma. Aga no ja, aga me jätan ta praegu siia veel alla ja lõikame nüüd sisu valmis. Kutsu ära arvas, et siin on midagi maitsvat. On nii või? Kas seda teie õnnetega vorsti saada? Kas on hädasti vaja proovida seda maitsvat asja? No proovime seda maitsvat. Palun. Kuidas see maitsev asi on?
Kas sina ka tahad? Jam. Kringel tuleb kohe varsti ahjust välja ja mulle tuli just viimane vajalik dokument selleks, et saata panka ära lõpliku laenuotsuse taotlus. Nii et väga põnev. Ma väga loodan, et see otsus jõuab sellel nädalal. Siis oleks juba see, et äkki saaks panna notariaja ja oleks juba üks samm oma kodule lähemal. Mina liftiga. Kas ma näen välja nagu mannapurk? Aga ma panin selle seeliku. Karl ütles, et ma ei tohi ära vahetada, nii et ma siis lähen niimoodi. Ma viin neiudele sooja kringlit. Kõik oli väga elevil sellest. Nii et lähen vaatame, mis saama hakkab. Meil sai kohtumine just läbi. Päris kaua jutustasime. Meil oli alguses plaanis, et äkki teeme mingit tegevuskava ka, aga näed, jäime ainult jutustama. Aga väga tore seltskond sai kokku. Saime kurta igasuguseid muresid, et kõik on nagu... Oota, kus ma minema pean? Ma pean vist siia minema. Et kõikidel on samad mured ja rõõmud ja nüüd järgmine kord, kui kohtume, siis on juba beebid käes. Et õnneks on enamiku kahes haiglas. Ehk siis see oleks äge, kui keegi näiteks satuks samal ajal sünnitama haiglasse. Et on natukenegi nagu mingid tuttavad nagu kas või kellega nagu seal olles rääkida. Aga minul on ju tähtaeg 1.2. oktoober, nagu kõigub seal vahel ja see oli septembri beebide grupp, aga mul on algusest peale tunne, et ta sünnib varem, aga ma ei tea, ta võib tegelikult tulla ka oktoobri keskel on ju. Et põnev, väga lahe. Sain natuke uut infot ka, kes on missuguseid koolitusi läbinud ja missuguseid selliseid tegevusi võib-olla soovitab ja praegune aktuaalne teema on kindlasti haiglakoti pakkimine. Mul on tegelikult peaaegu kõik asjad olemas. Mul on ainult silver spray on puudu. ja siis võib-olla mingid nipet-näpet asju veel. Põhilised asjad on mul olemas ja ma tahaks nagu teha teile ka YouTube'is haiglakoti pakkimise video. Aga mul on kogu aeg siuke tunne, et veel on vara, aga varsti. Mul oleks vaja teha koertele süüa, sest ma hommikul oma sellest väiksest kodupoest ei saanud neid toiduasju. Ehk siis käin praegu kiirelt käin praegu kiirelt poest läbi, võtan koertele midagi. Siis kui ma tulema hakkasin, siis Karl tuli koju. Tal oli täna veidi kehva olla. Aga lähme käime kiirelt poest läbi, võtame midagi koertele süüa. Ja täna tuli välja meil üks uus osa Draakonite koja sarjast, nii et me saame Karliga seda hakata vaatama. Nii et tore! Hommikust, meil on käes teisipäev. Ma just käisin koertega õues ära, ärkasin täna hommikul Karliga koos ja nagu ikka puhkan alati hommikul natuke kauem. Ja peaks hakkama midagi hommikusöögiks tegema. Ma käisin eile õhtul pärast seda kokkusaamist poes, aga ma ostsingi ainult koertele liha, et teha täna mingit kodutoitu neile. Ja siis ma ostsin päris palju sügavkülmutatud tooteid.
leidsin Prismast lisaks nendele, mis ma viimane kord nägin, need passioni kuubikud, millega on väga hea kokteili teha, siis ma leidsin erinevaid marju. Head on need brändid, mida Prisma ainult pakub, et see kotimaistama, mis on Soome bränd, et näiteks need päris õiged mustikad, mitte ei ole need kultuurmustikad, mida muidu poodides müüakse. Võtsin neid, siis tükeldatud maasikad näiteks. Mõtlesin, et nagu ülihea kohe panna nagu jogurti peale või pudru peale ja siis võtsin veel vaarikaid juurde. Ja võtsin koertele veel tordudu liha ka, mida ma võtsin praegu neile sulama, et neile varsti anda. Jah, tere! Mingi aeg tellima tegelikult kulleri ka. Ma mõtlesin, et võtaks sel nädalal ette mõned eesmärgid, et kuna tegelikult sel nädalal meil ei ole eriti palju plaane ja ma olen peamiselt kodune niikuinii iga päev, et siis ma tahaks see nädal teha endale siukse to-do listi asjadest, mida ma tahaks teha. Esiteks mul on päris mitmeid kappe, mida sorteerida, et küll jah, võib-olla alles 6 aja pärast ideaalis oleks meil kolimine. Aga ikkagi, et praeguseks elamiseks mingeid kappe nagu korda teha. Mul kuivaine kapp on kohutav, mõned riiulid, mul on mingid kapid, mida ma nagu ei mäleta isegi, mis seal on, et vaataks üle, äkki saaks juba varakult ära visata, et oleks lihtsalt hiljem lihtsam kolida ja pakkida ja sorteerida. Ehk siis tegeleks sellega. Ideaalis ma tahaksin hakata oma asjade müügiga ka tegelema. Ja üks suur task on see, et kutsud oleks vaja ära pesta. Nii et mul on siin 4 päeva, tööpäeva aega neid teha. Vaatame, kaugele me jõuame, nii et tuleb selline suur tegus koristamise ja korrastamise vlog. Nii et äkki on põnev vaadata. Just võtsin ette kodu puhastuse. Põrand praegu kuivab veel. Ma ei tea, kus see koristamise tuhin mul tuli, aga tegin kogu kodu korda. Kõik asjad panin ära, voodipesu vahetasin ära, kõik pinnad tegin puhtaks, pesu panin pesema. Põrandad pühkisin ja pesin. Ma sain just valmis. Ma mõtlesin, et ma lähen täna Karliga koos kaasa tema diskivõistlusele. Nii et mul eriti palju aega pole midagi korrastada rohkem. Ma olin sellest koristamisest nii väsinud, et ma puhkasin ja vaatasin telekat. Ja Karl on nüüd kohe kodus, nii et meil läheb kiireks, et mängule minna. Nii et ma teen kiirelt meile grillvõikud kaasa. Panen midagi sooja selga, sest väljas on selline, saab vihma või? Väljas on selline imelik koerailm. Sa oled nii. Kaksin parti pihta. Sa teed seal. Tere! Tere! Mul on hädad tervisega viimased 2 päeva. Ma lihtsalt, ma ei tea, mul on mingid raskused sees, mingi pinge on sees, 2 naikega tükke, ja ebamugav on olla. Tööstress? Tööstress vist jah, aga tõenäoliselt diski vihmaga. Üleeile sai ka? Jah, üleeilsest hakkaski pihta see pull tegelikult, see tervisepõld, sest ma... Ei, sest hakkas? No jah, aga ma arvasin, et see oli nagu selle tagajärga, aga tegelikult ei ole siin ilmselt töövärk. Lihtsalt me tegime üleeil hästi siukest tempokat mängu, mis oli nagu... Kuna mul on astma ja mul on pärast Covidit veel mingid tervisehädasid, mis tähendab seda, et mul kõik, mis seondub kardioga, ehk siis kiire liikumine, südame töö pumpamine kiire, see ei sobi mulle. See tekitab nagu pärast paha olla ja vastik on nagu ebamugav. Ja ma arvasin, et see oli sellest, aga ei ole sellest.
Ja siis ma täna olen nagu lootuses, et äkki see tänane väike diskimäng teeb just paremaks. See liikumine kuidagi kange arvuti taga istunud päevad sellesse. Aga vihm läheb. Ja mu kallis naine, kes teeb mulle võikusi praegu, tuleb muga kaasa täna mängule vihmaga. Ta on nii sihikindel kaalu kaotama, et isegi vihmaga tuleb kogu. Pole olemas halba ilma, on vaid halb riietus. Täpselt. Ja mina lähen täna vihmavarjuga diski mängima, sest eelmine kord, kui ma käisin vihmaga, oli jumal okei, kui vihmavari on. Ainult viskaajal oled korraks väljas. Aga näitab, et läheb vihm natuke alla. Ja proovime. Saab mõtled peast ära. Nendega tegelikult peaks ka käima vist õues või? Ma ei tea, kas nad peavad vastu 9-ni. Peate vastu või? Ükspõld te pidasite väga hästi vastu. Mis kell nad käisid täna? Ei tea. Ma olin telefonis, aga ma tõusin voodis püsti mingi 10 vist. Ma ei tea, kas ma läksin kohe kottega või? Vist läksin ja ma arvan, et käisid siuke, jah. 10:30 võib olla hiljemalt. No siis peavad vastu küll. See on 3 tundi hiljem kui tavaliselt ja noh, ma ei tea. Me käime ju 7 läheks tavaliselt. Noh, 9 saatana 2 tundi ikka peavad vastu. No vaatame. Ja noh, kui ei pea, oota, ma räägin ära nüüd veel. Ära pane kinni. Kui ei pea vastu, siis Katri kallis koristas täna ilusti põrandad ära ja pesi ära, nii et saad sittuda kohe puhta põranda peale. Yes. WC on puhas. Oi, kass jah. Jälgi, kus läheb. Aga sealt on jälle samas üks ja sirge. Kuidas läheb kallis? On teine. Praegu. Jagad mingite mitmete inimestega vist. Ei või? Aga jah. Mis jäid? Kura. Mis mõndaks jäid? 3. oma grupis keskmises grupis. Grupi? Sama nagu ole. Jälle prillid. Mina tahan seda endale. Sa ei näinud seda praegu. Mis said? Raske valik, jah. See on suve kanaämbi. Mis teises käes oli? Kentucky mingi burger. Eile. Aga suur kanaämber ja krebe unapirrukas. Seda tahas. Täna õhtusöök olemas. Võitsid meile õhtusööga. Ja KFC mingi kotiripad. Pead koti külge panna või? No jah, cool. Martis on päris kade. Tere hommikust. Ma ei tea, kas see Kal valetab või tõesti see, et ma olen natukene rohkem liikuma hakanud, on mõjunud. 70 kilo kaaluda. Väga huvitav, sest et viimane kord, kui ma käisin arsti juures 3,5 nädalat tagasi, peaaegu 4 nädalat tagasi, siis ma kaalusin 69 ja ma olen praegu 70. Ja arst ütles, et ma peaksin 5 nädalaga võtma juurde 2,5 kilo. Nii et ma võin samat rütmi jätkata ja ma arvan, et arstil ei ole enam midagi öelda. Peasin just hommikusööki tegema, aga siis tuli hoopis üks ära lõunat sööma. Jah. Kade. Tegin meile jäägi hommikusööki. Esiteks meie eilsed kanad. Siis meil on poolik võiku. Tegin juurde muna, kodujuustu, kurki. See on mulle. See on sulle. No. Mis siin on siis? Siin on tablette. See on ammu ja leivaga see. Ei, tähendab, see tuleb ära vahetada ja selle ma tegin endale, vaat see oli sulle. Niimoodi. Vot nii, nüüd on õige. See pole oma vitamiine söönud, nii et. Meil on head uudised. Kadri laenupakkumine kinnitati ära. Nii et... Meist saavad raplakad. Ja sealt tuleb contenti. Vaatame, mis me jõuame. 61 ruutu, mida ehitada. Nii et väga põnev. Ma pean tööle praegu tagasi näema, aga õhtul tähistama. Juhu. Juhu.
Siis mulle tuli just laenuotsus, nii et see oli positiivne. Ja nüüd sellel nädalal on laenulepingu sõlmimine ja paari nädala pärast on notar. Nii et jõuame kenasti augustis saada korteri omanikeks ja vaatame siis, millal eelmine omanik välja kolib, millal me kolida saame. Aga nüüd saab hakata juba ettevalmistusi tegema. Siis minu koristamise päevast kell on juba 3 läbi. Ja Karl mõtles täna minna tähistama seda positiivset laenuotsust. Ja kutsusime Grete ja Hove ka. Nii et Grete lõpetab juba kell 5. Ja siis nad tulevad meile. Ja läheme koos pillardit mängima. Aga ma mõtlesin, et kõik töölt tulevad, et ei hakka vist sööma minema, et ma teen ise äkki midagi. Ma tahtsin teha kishi. See on alati minu selline go-to kindla peale minek toit, mida ma külalistele pakun. Ja ma olen neile ka seda ühe korra teinud, aga väga-väga ammu, nii et ma arvan, et ei pahanda, kui ma seda uuesti teen. Aga ma vaatan, et mul ei ole margariini. Ja ma kasutasin munad ära. Okay. Nii et ma lähen käin poes jälle. Ostan need ära, siis ma saan hakata tegema seda tainast. Jääb natukene külmkappi. Ja siis äkki me jõuame midagi sorteerida, sest selle vaatepildi ma tahaks külaliste ajaks korda saada. Nii et tegeleks äkki sellega. Mis on? Sa räägid, et õues on ehitus ja see on juba immus, jah. Mis need onud teevad seal? Kogu aeg. Mingi möll käib koppadega ja nii immus. Sulle ka ei meeldi. Asju. Nii, alustame pinna tegemisega. Selleks läheb vaja 200 grammi võid. Ideaalis margariini, aga ma oma väiksest poest ei leidnud õiget margariini. Võtsin mingisuguse võideksi. Järgmiseks 2 muuna. Siis 6 supilusikatäit hapukoolt. Umbes 3 detsiliitrit jahu. Soola. Jälle täitsa tunde järgi. Ja soodat. Põhi tuli umbes selline. Mässisin ta kile sisse. Ideaalis peaks seda hoidma tund aega külmkapis. Aga mul nii palju aega pole, nii et ma panen ta pooleks tunniks sügavkülma. Ja hakkan praadima nüüd hakkliha. Teen selle kishi põhja valmis. Ja mul on vaja kuertele panna ka toit keema. Siin ära kanahakkliha, panin 1 pakki purustatud tomateid punega, panin erinevad maitsaineid, lasen podiseda ja siis panen põhja juba ahju. Juba ampsu võtta. Kuidas on? Hea. Sõbrad ka jõudsid. Tere! Külime taapel teidile. Me tegelikult tulime tähistama seda, et me täna saime kakrise laenu. Ja me saime ühe toreda asja veel teada. Nimelt sellel päeval, kui meil on notari aeg, me saame võkke. Okei, saame palli ära, siis saab jah. Meil hakkab nädal juba läbi saama ja ma ei ole endiselt jõudnud veel sorteerimisteni. Mul tuli meelde, et mul on panipaigas erinevaid kaste. Siin 2 sellist kasti. Mõtlesin, et paneks sinna üles äkki. Meil ei ole olnud siiani taarakasti. Ja kuna meil lihtsalt ei ole olnud ruumi kuskil hoiustada. Ja nüüd ma mõtlesin, et meil rõdul on nüüd ruum olemas. Nii et võtsin ühe suure kasti ka. Mõtle, ma paneks siia äkki prügikoti sisse
ja siis ma tahan hakata siit taarat hoidma. Mitte, et me ei hakkaks paari nädala pärast juba kolima. Siin käib kanasupi tegu. Ma sain valmis. Seal on nüüd meie snäkid, ehk siis alumine kast on soolased snäkid, üleval on magusad, need on lihtsalt kogunenud ajaga. Ja see on kuivanjatama. Siin on kõik suuremad purgid, õlid. Sinna lähevad need saiad leivad ülesse. Ülejäänud purgid. Ja seal üleval on kast, kus on üleliigsed. Midagi, mis ei mahtu purkidesse või on suuremad või kinnised pakendid, siis need on seal. Ja siis on Karli proteiinid on seal. Mille sa neid tarbima hakkad? You'll never see me again. Ma pean hakkama tõstma kogu aeg, mul kogu aeg vaja teenida. Ja nende kappidega, need olid tegelikult korras, lihtsalt natukene üleliigseid asju oli ja polnud korralikult ära pandud. Mängud, õmblemise asjad, seal on Karli kõrvaklappide karp, siin on meie beebiasjade karp, seal on need ultralipildid ja rasedustest. Siis siin on juhtmed, elektroonika ja siin on kõik muud olulised asjad. Dokumendid, mul on siin mingid tööasju. Siin on kõik meie mingid joonistusasjad. Paberid, pliiatsid, märkmikud. Kõik selline. Üks koer magab siin kappi all. Nii nunnu. Ma tegin Taara kasti ka. Nii et selline oli minu tänane toimetamine. Aitäh. Läks jälle diskivõistlusele ja meil tuli kuller. Nägin üks päev TikTokis, kuidas koertega kodus on vaja teha teist ostukontrolli ja meil on umbes sama kogu aeg. Nad tahavad näha kõike, mis ma ostsin. Munad. Check. Maks. Check. Võtsin kanafilee. Kutsudele südameid. Lihasmagu. Ja hakkliha. Nii. Ma tellisin ühe selle soolakaramelli oma ja ühe vaarika, aga vist soolakaramell oli otsas, et pani 2 vaarikat. Okei. 2 jogurtit. Saad kõike vaadata. Mis siin veel on? Kreeka jogurt ja merepaik. Tahad need ka üle vaadata ja nii, sai. Nii, siis siin on üks majapidamispaber. Karl tahtis vahelduseks saada mingit Colgate'i hambapastad, nii et ma võtsin hapukoor, banaanid, siis nõudepesumasina kapsid said otsa. Võtsin Karlile kohvikoore, ma ei tea, mis palju tal on ja mis kuupäevaga, aga igaks üks võtsin. Nii, ja siin peaks olema värsked asjad. Minu meelest meil peaks olema veel hakkliha. Vaatame. Nii, mis siin sees on? Oi,
siin on kurgid. Vaata, Bentley, need on kurgid. Kas see maitseb? Perli läks krõbinaid sööma. Nii, siin on kõik kurgid. Mis siin sees on? Porgandid. Näed, tulevad hakklihad. Ja siin peaks olema õunad. Jop. Ja siis on 2 pakki veisehakliha ja 1 suur kotitäis kartulit. Sul ei olnud midagi. Mis sina tahadsid? Oi, kui kurb. Peaaegu kõik need lihad saate endale. See on ju väga hea diil. Aga ma ütlen ausalt, et kuhu ma need panen? Ma ei tea. Ma pean hakkama siin ruumi tegema. No ja. Karli jogurt. Kummal pool see ots on. Oh, väga hea. Ei läinud ümber. Nii mahtus kenasti. Siia veel läheb koerte toit. Ja tegelikult see supp. Mul valmis sai siis selle. Tegelikult peaks ka hiljem külmkappi panema, aga ma panen siis ka ilmselt karpi. Võt nii. Koerte pesad ära. Päris rõvedaks juba läinud. Ja ma tõin nende karbikese. Ja Bentley on kadunud. Talle ei meeldi see karbike üldse. On nii jah. Pesin just põrandad ära. Kuivab praegu. Tulge! Kes on esimene? Kes on esimene? Ühte kappa pole. Teeme siis sinuga ära, siis on rahu majas. Tule siia tipu. Mõtlesin, et ma teen neile homme pesupäeva. Aga enne pesupäeva on nii palju protseduure veel, mis käivad selle juurde, nii et ma mõtlesin, et ma alustan täna, teen ettevalmistused ära ja siis homme saan nad ära pesta. Silmad ära. Järgmiseks on hambalapid, mida mul suht kuivad juba. Aga ma üritan neile alati panna ühte hambapuhastusspreid õhtuti ja hommikuti. Ja sellega öeldaksegi, et tuleb selline nädala tagant lihtsalt kuiva varlilapiga seda hambakivi natukene puhastada. Bentley sai mulle lõigatud. Ma vaatasin, et tal on karv nii takkus, et ma natukene kammin. Aga ta kohutavalt vihkab seda kammi. Näitan teile. Bentley, see on kõigest kamm. Mul on vaja teha sulle. Bentley. Ta ei saa jätta veel ilusale kutsule. No ei saa. Rahu, rahu. Kuule. Nagu mootor põriseb siin. Kuule. Äkki Bentley, sul on veel 8 mootor või? On ju? Oled ige ja. Õnneks ta mitte kumbki ei hammusta. Hirmsad häält teevad küll, aga kumbki õnneks ei hammusta. See vend on täiesti läbi. Ta on siuke tüke. Perli, Tasha, kohe on sinu kord. Tasha. Aga ma rohkem ei kammi teda, nii kuni homme föönitades kammi teda. Võtame sinu kõrvadest ja simmadest. Joo. No, näita nüüd. Ai, nüüd oravadki nad. Mere pane, näita oma kapusid.
oi kui nuidus oled. Tubli poiss oled sina. See on see, mis siit alles jäi. Me lähme Karliga esmaspäeval pildistama ja fotograaf saatis mulle visiooni ja ootuse, missugune võiks olla meie riietus. Ja ma hakkasin nüüd kiiruga otsima kleiti, mida seal kanda. Ta küll ütles variandina ka teksad ja pluus. Ma ei tea, kas mul on, aga ma tahaksin ise ka mingit sellist heledat, valget, lehvivat kleiti. Ja ei tahtnud nagu osta mingisugust lõpetamise kleiti hullu. Ja ma ei oska nagu Eesti poolidest kusagil otsida ka sellist asja. Ja siis ma tellisin Airilist kleidi. Ta on siuke hele beež. Ja seal oli viimane suurus. Ja see suurus oli L. Ja ma mõtlesin, et ta on sarnase lõikega nagu see sinine kleit, mida ma reisilt ostsin. Ja ma võtsin sellega suuruses L, see oli ainukene number, mis seal oli. Ja see on mulle natuke isegi liiga ümber, et ma ütleks, et see on täitsa S. Ja ma väga loodan, et see L on mulle pigem suur kui väike. Sest see on selline lõige, et ma ei tea, kuidas sinna see kõhuk ära mahub. Igastas ma väga loodan, et see kleit sobib, sest tagastada ma ei viitsi. Ja isegi kui ta on natuke suur, siis ma saan natukene kokku õmmelda, aga kui ta väike on, siis tagastada ma küll ei viitsi. Okei, võime selga. Selles mõttes see kleit on mulle suur. Kuigi ma ei tea, kust otsas see küll L on. Okei, mul on kõht küll ka ees, aga ja ta on mulle suur. Ja ma ei tea, kui hästi ta istub, aga ma mõtlen, et äkki ma saan ta kuidagi kokku võtta, sest kui ma juba siit võtaks küll ilusasti kokku, sest et tegelikult oleks nagu ilus kleit, kui ära aurutada. Ja kas see on nagu pildistamiseks küll sobilik, selline lihtne, aga mul oleks vaja siit võtta kokku, et ta oleks ümber, hoiaks veits üleval pool ja võtaks seda kõhuosaga kokku, siis ta isegi toimiks. Aga kuidas ma ta saan? Ma panen nädalavahetuse selle välja nuputama või mine muud kleiti otsima. Paneme sulle mõnda sooja veena. Ei tee liiga kuumada. Ega külmaga. Nii, ja hakkab pihta. Me ei põgene ära. Teeme su märjaks nüüd. Oi, roti poeg. Kui te inimesed muidu vaatate, et Bentley on väga fluffy, siis vaadake teda nüüd. Vaadake seda koera. Ma iga kord naeran teile, aga tegelikult ma ei tohiks teile naerda, sest ta on hädas praegu. No teeme natuke šampooniga siin kokku ja... Täna on see õudne päev Bentley kahjuks. Midagi pole öelda. Mitte midagi pole öelda. Peab vist leppima sellega. Oi, nüüd me saame su uue karva ilusti ju kõik kohe üle täna. Kadri vist mingi aeg kasutas mingit koera šampoone asju. Need ei olnud üldse head ja need kuidagi haisisid, nii et peseme inimese šampooniga. Ma ei tea, kas see on üldse kasulik, aga tundub, et nad on siiamaani elama jäänud, pole neil häda midagi. Aga kustame nüüd maha selle šampooni. No, anna käpad. Oi, kui ilusaks valgeks meie käpad läksid. Oi, kui ilus valge käpad. Nii vahvaks on. Kutsade olemasolu. Mõtlen, et beebi pepud ka niimoodi pesema hakata. Bentley, mis sa arvad selles, et meil beebi perre tuleb? Ta vist praegu ei arva väga midagi, jah? Järgmine kõrt. Seekord
sa natuke seisad ees. Noh, 2 mardikat siin koos. Sina oled meil karvane poiss ja ossa jutt. Sina meil haised ka, kurat. Sa oled nii tubli, väike ülge poiss oled, kui sa oled nii tubli. Ei, mingit musi ma küll siit praegu ei saa. Ilmselt, et tolmuimega rõdu põrandab puhtaks sinu varvadest. Oi, nii vahetus. Siin ei ole tõesti ammu pestud. Ma ei mäletagi, millal siin viimati pestud. Pidi teadagi pesen. Kuidas muidu eluke veereb, Perli? Tahad sa inimestele kommenteerida, kuidas sul läheb? Praegu ei ole kõige kirkam hetk elus, aga noh. Meil käib kuivatamise protseduur. Pärast saab diivani puhtaks teha. Uhkust alla või? Või käpla veits või? Ja raputa rõdu peal, see on hea. Raputa siin. Kas tuli suumis nüüd? Nüüd oled nii puhas, jah? Assa jutt. Suumis, jah? Ossa jutt. Perli! See on suumised või? Nii, ma kuulsin, siin on üks problemaatiline laps. Perli, mis on? Kas sa ei luba emmel?